Ma korra lihtsalt nii palju ütlen, et Leene on meil üle võrgu ja mina arvasin ka, et siit tuleb üllatus. Aga ta on meil ilmselt liini otsas, nii et Leene ilmselt on ta kuuldel, aga me saame ta kohe loodetavasti ka siia ekraani peale. Et siis muutub kõik palju selgemaks ja nähtavamaks. Aga Leene ettekanne kannab pealkirja, kui te veel ei tea, siis looduse kultuuriline väärtus, taimede elurikkus, 20. sajandi Eesti maalikunstis. Sellepärast ma mõtlesin, et kui siin on kunstisõpru, siis see on nagu eriliselt pühendatud teile ja vaatame, kuidas me saame need ühendused tööle. Et Tallinn kuuleb, aga kas maa vastab? Tere! Kas mind on kuulda? Sind on kuulda väga hästi. Ole lahke. Okay. Tere, mina olen Leene ja minu ettekanne räägibki siis looduse kultuurilisest väärtusest ja täpsemalt ma tutvustan oma õpilas-uurimustööd taimede elurikkus 20. sajandi Eesti maalikunstis. Ja esmalt ma peatuksin korraks interdistsiplinaarsusel ja selle tähtsusel keskkonnahariduses. Kaasajal muutub üha olulisemaks eri teadusharude koostöö ja sünergia uute vaadete arendamiseks ja tihtipeale ongi nii, kui on sellised loomingulised lähenemised, siis need viivad ka loominguliste lahendusteni. Ja minu arust üks praegune teaduse selline nõrk koht on see, et see, kuidas teadmised on esitatud, tegelikult ei motiveeri inimesi rohkem uurima. Ja see on see, kus interdistsiplinaarsus mängu tuleb. Näiteks enamik inimestele teadaolevaid taimeliike on väga laialdaselt dokumenteeritud, aga see külluslik info ei jõua laiema rahvahulgani, sellepärast lihtsalt see, kuidas see on esitatud, see ei motiveeri inimesi päriselt taimi tundma, õppima. Ja valdkondade vahelisus kultiveerib sellist empaatiat ja valmisolekut loodusega iga päev arvestada. Kui inimene oskab leida maalikunstis elurikkust, siis ta oskab leida seda ka igas teises eluvaldkonnas. Nii et see hõlbustab loodusteadmuste ja ka looduskultuuri levikut. Ja viimasel ajal on päevakajaliseks saanud ka selline mõiste nagu ökokriitika, mille kohaselt on kõigel ökoloogiline tähendus. Näiteks kunstnik ja tema teos on osa suuremast ökosüsteemist ja see kuidagi iseloomustab inimese ja looduse vahelist suhet ning annab kriitilises mõtlemises ja tegudes loodusele keskse koha ja võtab luubi alla muidu tähelepanuta jäänud keskkonnamõjud kirjanduses ja tegelikult ka kunstis. Nii et see laiendab oluliselt looduse ja kultuuri mõlema tõlgendusi. Hetkel on see rohkem levinud kirjanduses, aga viimasel ajal on hakatud sellest rohkem rääkima ka kunstis. Ja looduse panus kultuuri. Ülemaailmne elurikkuse kriis on väga tihedalt seotud sellega, kuidas me loodust väärtustame ja hetkel enamik poliitikakujundajaid võtab arvesse ainult väga väikse osa nendest hüvedest, mida loodusel tegelikult pakkuda on. Ja siis mittemateriaalsed hüved, nagu näiteks mentaalne tervis või looduse panus kultuuri jäävad tihtipeale kahe silma vahele. Aga tegelikult bioloogiline mitmekesisus positiivselt korreleerub kultuurilise mitmekesisusega, sellepärast et ajalooliselt kõik meie väärtused, uskumused ja teadmised on välja kujunenud looduslikus keskkonnas. Seega loodus oluliselt toetab kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi loomist. Sellepärast on ka põlisrahvad ühed sõnakamad elurikkuse küsimustest, sest ei ole ohus ainult nende kodu, ehk siis looduslikud piirkonnad, vaid ka terve nende kultuur. Ja loodusel on ka väga palju teisi külgi, näiteks inimeste spirituaalsus või esteetiline hinnang. Läbi oma mitmekesisus loodus mõjutab inimeste maailma ja elu tõlgendust. Sellepärast on loodusega seotud ka väga palju sümboleid, kas või taimemotiivid religioossetes tekstides.
suudavad rääkida nii pahedest kui ka voorustest lihtsalt taimeliikidega. Ja ka inspiratsioon, see oli üks peamiseid asju, mida mina uurisin, millised liigid kunstnikke rohkem inspireerivad ning miks. Ja siis täpsemalt lähemalt minu tööst. Minu eesmärk oligi kirjeldada, kui palju on Eesti maalikunstis kujutatud taimeliike 20. sajandil ning kas see kajastab elurikkuse vähenemist ja inimese kaugenemist loodusest. Ja siis ma uurisin mitmeid asju. Taimi kujutavate maalide osakaalu terves Eesti 20. sajandi kunstis, siis liigirikkust nendel maalidel, mis kujutavad taimi. Ja üks huvitav asi, mida ma uurisin, oli see üldse, et kui täpselt annab neid taksoneid määrata, sest ilmselt kujutate ette, et väga paljud maalid on üsna abstraktsed ja sealt ei ole näiliselt midagi võimalik öelda. Ja siis, kui mul olid oma liigid olemas, ma jagasin need taimerühmadeks elupaikade kaupa ja siis uurisin nende osakaalu ning ka üksikuid liike ja osakaalu muutusi. Ja minu valim koosnes 600 Eesti muuseumide veebi andmebaasis olevatest pildiga digiteeritud 20. sajandi maalist ja akvarellist, mille põhimotiivideks olid taimed, nii et enamasti ikkagi natüürmordid ja lillemaalid, sest seal olid motiivid piisavalt suured, et ma saaks neid määrata. Ma pidin kogu oma määramise tegema manuaalselt ise, sellepärast et tehisintellekt kahjuks ei ole veel piisavalt kompetentne, et määrata maalidelt, mis on nii abstraktsed, taimi, sest ma valisin 20. sajandi, kus päriselt algas Eesti rahvuslik kunst. Et hilisemas kunstis tehisintellekt juba saab öelda, sest seal oli realistlik taotlemine suurem. Ja igale taksonile ma andsin määramistäpsuse skoori, mis siis tähendab seda, et kui takson oli väga abstraktne ja ma väga täpselt ei saanud öelda, et kas see on see liik või mitte, aga see oli minu hüpotees, siis määramistäpsuse skoor oli 1, ehk siis ma olin ebakindel. Aga kui ma olin täiesti kindel, nagu näiteks nende tulpidega siin, siis määramistäpsuse skoor oli 3. Ja sellega ma sain lihtsalt oma andmestiku muuta palju täpsemaks. Ja nagu ma ennist mainisin, siis paljud maalid olid abstraktsed ja siis ma lihtsalt loetlesin üles eristatavad liigid ja need läksid ikkagi minu andmeanalüüsi kui määramata elurikkus. Ehk siis kogu elurikkus koosnes määratud ja määramata liikidest. Ja tulemused. 600 maalilt ma suutsin ära määrata 865 taime, mis koosnesid 187 erinevasse taksonisse. Ja see on kõige liigirikkam maal, ma leidsin sealt 12 liiki, millest 10 ma suutsin ära määrata. Kõigis ma ei olnud muidugi 100% kindel, aga ikkagi mul olid hüpoteesid ja siis 2 tükki jäid määramata. Ja taimi kujutavate maalide osakaal oli suurim 60. aastatel ja vähenes tunduvalt sajandi lõpul, ehk siis kulminatsioon oli range sotsiarealismi ajal ja see on sellepärast, et kunstile ja kultuurile üleüldse olid väga ranged kriteeriumid ja taimemaalid, lillemaalid olid lihtsalt üks aktsepteeritud teemasid ning viis, kuidas leib lauale tuua. Ja varem peeti neid kuidagi kitschiks või intelligentsivaeseks ja siis 60. 50. see hakkas vähenema. Ja keskmine liikide arv maalil on suurenenud, sajandi alguses oli see 1-2 liiki ja lõpus 3-4 liiki. Nii et saab öelda, et taimede elurikkus Eesti 20. sajandi maalikunstis on suurenenud. Järelikult loodus ja elurikkus on järjest olulisem hüve Eesti kultuurile kui inspiratsiooniallikas.
Ja minu töös oli 111 kunstnikut, enim töid oli Paul Furmanilt ja Adamson Eerikult ning kõige sagedasemad taksonid olid tulp, astel ja roos. Järelikult täiesti tavalised aialiigid, mis on ka loogiline, sellepärast et kunstnikud enamasti maalisid natuurist, mis tähendab seda, et nad maalisid reaalseid füüsilisi objekte, mis olid nende ees ning sellepärast on taksonite esinemissagedus mõjutatud nende kättesaadavusest ja kõige kättesaadavamad olid kõige tavalisemad liigid. Ja liigirikkus üldse keskmine liikide arv maalilt suurenes aialiikide arvelt, sellepärast et aiandus laienes ja lillepuudide võrgustik samuti. Ja taksonite määratavus on ajas vähenenud, et ma eraldasin ainult määramistäpsuse skooriga 3 tähistatud taksonid ja nende osakaal on vähenenud. Ehk siis kunsti eesmärk ei ole enam realistlik kujutamine. Kunstivoolud on muutunud väga mitmekesiseks ja see ei ole enam kunsti eesmärk ning seda saab lihtsalt vaadata ka kunstist liike määrates. Ja üks huvitavamaid leide oli metsaliike kujutavate maalide osakaal ja see on oluliselt suurenenud. Võib olla seotud lihtsalt sellega, et Eesti metsa pindala on 20. sajandi jooksul suurenenud. Umbes 30-ndatel oli see 20%, aga nüüd see on juba 50%. Nii et see kasv on päris suur. Aga see võib olla seotud ka meie identiteediga, et eestlased näevad ennast kui metsarahvas. Ja see sai alguse alles tegelikult 80-ndatel, kui me avastasime oma soome-ugri loomuse. Nii et 60-ndatel me hakkasime juba metsa rohkem tähtsustama, aga see ei olnud nii suur osa meie identiteedist, kui see on praegu. Ja siin on näha üksikute liikide kaupa, näiteks gladiool ja liilia ja harilik sinil ja laosilv ja need kaks on lihtsalt tavalised aialiigid, mille esinemissagedus suurenes ja need on tavalised metsaliigid. Ning oluliselt vähenes ka 2 liigi esinemissagedus, krüsanteemi ja kollase kariga krüsanteemi koha pealt on see huvitav, sest see on tavaline kultuurliik, aga ma uurisin natuke sümboolikat ja seda Eestis kingitakse matuste puhul, nii et võib-olla kunstnikud ei tahtnud kujutada matuste lilli, sest nad arvasid, et see ei olnud nii sünnis, aga muidugi see on ainult hüpotees ja kollast karikakart ei ole leitud mõnes piirkonnas, kus ta on varem olnud, nii et see võib olla kaudselt sellega seotud. Ja edasi arendused, ma juba rääkisin interdistsiplinaarsusest ja ökokriitikast ning mainisin ka natuke tehisintellekti. Ka tehisintellektiga on probleemid, sest Eesti kunst on tegelikult üsna uus, nii et kui tahta uurida elurikkust kunstist, siis tehisintellektiga oleks seda parem teha vanemas kunstis. Tööd on lihtsalt nii palju realistlikumad. Ja meil ei ole ka väga head kunstikogu, kus saaks seda tööd läbi viia, digitaalse kunstikogu. Ja sarnaseid uurimustöid saaks teha ka teistes valdkondades, näiteks kirjanduses või loodusluules, sest meie loodusluule on väga rikas, aga praegu on uuritud rohkem loodussümboolikat ja ei ole selliseid kvantitatiivseid uuringuid, aga kirjanduses ja luules oleks see palju lihtsam, sest see on ikkagi sõnaotsing, mitte pildiotsing. Nii et sellel valdkonnal on tegelikult palju potentsiaali ja mitte ainult kunstis. Ja tänan kuulamast! Suur tänu Leenele ja Leene, nagu öeldakse, ära veel telefoni ära pane. Et meil on võib-olla sulle mõni küsimus ka, et ära lahku liinilt. Kas oled meiega koos veel?
Leene? Olen. Väga Olen tore, küll. väga rõõmustav. Kuidas ise rahule jäid? Kuidas seal ilm on? Kas seal on ka päikseline? Mina olen hetkel Kreekas ja siin on küll väga päikseline. No väga vahva. 3 kraadi. Me ei saa praegu öelda, et Tallinnas kuidagi kehvem oleks. Ka päike särab ja õues on lehtedest kirju sügis. Aga me hea meelega esitaks sulle sinu lahkel loal ka mõne küsimuse. Ma küsin alustuseks, võib-olla teen nagu otsa lahti, küsin seda, et nagu sinu sellest ettekandest välja tuli, siis kas sa nõustud sellega, et kunst ja kultuur on mingis mõttes alati ühiskonna peegel ja inimeste tunnete ja meelsuste ja arvamuste selline palett? Kahtlemata see ongi üks kunsti ülesandeid minu arust tegi peegeldada ühiskonda ja inimesed ikkagi enamasti, kui nad loovad midagi, mis on neile iseendale tähtis. Nii et kunst peegeldab nende väärtuseid. Just nii, ja on selline küsimus ka, mis puudutab nüüd sinu tehtud tööd ja võib-olla edasisi plaane, et kas sa näed ka seda, et oled sa täheldanud mingeid põhimõttelisi muutusi, kui sa nüüd võrdled kas või midagi sellist, mida sa ilmtingimata ei ole uurimingu näol veel lõpuni viinud, aga üleüldse, et kas sa näed, et kunst või kultuur kuidagi põhimõtteliselt on ka muutumas, kas praegu või pikemal ajaskaalal? Ma arvan, et kunst on alati muutumise protsessis, et sest ei ole selline statiline asi ja ühiskond muutub, inimesed muutuvad samamoodi, muutub ka kunst. Selge. Ja vaatame veel, siin toredasti on kirja pandud mõned küsimused veel. Millist edasiarenduse võimalust näed sina ökokriitikas? On sul selle kohta mingisuguseid soovitusi, mõtteid? Jah, kuna ökokriitika on peamiselt kasutusel kirjanduses, siis mina näen tugevat potentsiaali ökokriitilises kunstis ja ka siin Kreekas olles ma leidsin ökokriitilise kunstinäituse, nii et see valdkond on arenemas ja nüüd ka palju laiemalt. Hea kuulda. Ja vabandust, jätka. Ja sellised interdistsiplinaarsed teadustööd kultuuri ja kunsti vahel, bioloogia ja kunsti vahel on ka järjest tihedamad, sellepärast, et üleüldse teadus liigub interdistsiplinaarsuse suunas või isegi transdistsiplinaarsuse suunas, kus eksperdid erinevatest valdkondadest tulevad kokku ja uurivad mingit kindlat küsimust, sest nii saab lihtsalt nii palju rohkem teada. Nii et jah, sellel on tugev potentsiaal. Hästi, ja on selline küsimus veel, mis nüüd seda uurimistööd konkreetselt puudutab. Kas uurimistöös eristati ka osakaalu muutust tervikuna kohalikel liikidel läbi uurimisperioodi? Loodame, et meie küsimus jõudis sinuni. Oled sa meiega veel seal? Kui Leene võib-olla kadus meil telefoniliinilt, siis sellega on praegu kõik ja küsimuste voor on läbi. Ma vaatan sealt nõusolekut või eitust poiste suunalt igaks juhuks, et nad teavad mulle öelda, okei, aamen, sellega. Suur tänu Leenele veel kord, teeme talle ühe suure aplausi.